Jim, kas sa oled kuulnud Eestis sellisest ettevõttest nagu Magnetic MRO? Ei. Oota, las ma parandan ennast. Kas see ei olnud mitte aasta ettevõte? Sul on tuline õigus. Ja meil on selle ettevõtte kohta ka üks tutvustav videoklipp, ma tean. Oota, sa ise näitad seda oma telefonist või mida me ootame? Ma ootan, kuni tehnoloogia areng jõuab sinnamaani, et see videoklipp tuleb. See ei ole mingi niisama firma. Oi, tundub. Vist ei saanud ilma asjata aasta ettevõtteks. Ühesõnaga, meie järgmine esineja on Risto Mäeots, kes on siis Magnetic MRO juht. Ja ta räägib teile teemal globaalse äri juhtimine Eestis õhusõiduki mehaanikust juhiks. Risto Mäeotsa näol on tegu aasta ettevõtteks valitud lennukihooldusfirma Magnetic MRO juhiga, nagu juba kord ütlesin. Ja tema on õppinud Eesti Lennuakadeemias, ühesõnaga Henri koolivend. Teil oleks paljust rääkida kindlasti. On, kindlasti. Aga ärge seda laval tehke, rääkige siis kuskil seal koolapudelite juures. Ta õppis õhusõiduki hooldust ja Tallinna Tehnikaülikoolis õppis tootearendust ja tootmistehnikat. Oma karjääri alustas ta õhusõiduki tehnikuna ja tänaseks päevaks on ta tõusnud globaalse ettevõtte juhiks. Ja Lennuakadeemia on ainus kõrgkool Eestis, kus saab õppida lennundusega seotud erialasid. Võimalik on õppida näiteks piloodiks või ka lennujuhiks, nagu mina seda tegin, aga ka selliseid maapealseid ameteid nagu õhusõiduki tehnik, sideinsener, lennundusettevõtte juhiks tegelikult samamoodi, kuigi sa alustad oma karjääri sealt natukene altpoolt. Aga vilistasena ootab sind siiski unikaalne töö ja eriala on kindlasti hästi tasustatud. Lennuakadeemia on kool neile, kelle jaoks taevas pole piiriks. Ja ma võin kinnitada teile, et kui mina andsin paberid pärast gümnaasiumi lõpetamist sisse ainult Eesti Lennuakadeemiasse, ja kui ma keeraksin nüüd aega tagasi, ma ei muudaks mitte midagi. See kool oli vägev, Tartu on ka vägev ja lennundus, see on midagi erakordset. Ja sellest tulebki lähemalt rääkima Risto Mäeots. Tere päevast, noored! Tänan selle sissejuhatuse eest, et minu puhul või meie puhul, meie ettevõtte puhul see video kulus, ma arvan, igati ära, sest et see nimi Magnetic MRO ei ütle just kõige rohkem. Ja see ka teadlikult, meil ei ole väga põhjust Eestis ennast reklaamida, sest me teeme lennukite hooldust ja kõike sinna juurde käivad ja teatavasti Eestis väga ei ole lennukeid. Meil ei ole põhjust ennast Eesti meedias reklaamida. Me teeme seda täpselt nii palju, et teid, noori, meelitada meie ettevõttesse ja see on kindlasti ka üks minu väike põhjus, miks ma täna siin olen, et püüda teha seda võimalikult atraktiivseks. Rääkida lennundusest, rääkida globaalsest ärijuhtimisest ja üks põhjus, miks ma ise laval olen, on see, et ma olen ettevõtte tegevjuht ja kõigest 10 aastat tagasi ma olin ka tudengi rollis, et see tee on olnud meeletult kiire. Nii et ma kindlasti annan teile veidi tunnetust, mida see globaalne äri tähendab. Nii, et väga lühidalt mind juba veidi tutvustati, et ma siin ei peatuks üldse, aga võib-olla rohkem natukene meie ettevõttest, et need pildid muide taustal on kõik meie enda ettevõttest tehtud, asume Tallinna lennujaamas ja meil on ka suur hulk kontoreid erinevates kohtades üle maailma. Ja nagu ka see slaid ütleb, siis kliendid on 62 erinevast riigist ja töötajaid 11 erinevast rahvusest, kokku töötajaid 440 ja me oleme jõudsalt kasvamas. Et siin 10 aasta jooksul me oleme
topelt kasvanud ja iga aasta, kui täna minna meie koduleheküljele, siis te näete, et seal on üle 10 erineva positsiooni avatud. Et meie täna suurim takistus on tegelikult inimjõupuudus, me võiksime täna haarata talente meeletult rohkem ja kasvada edasi. Aga see selleks edasi, et mis see siis täpselt on, mida me teeme, et üsna selline raketiteadus, eks, et lennukid ja kõik selle juurde käiv. Et lennukid üldse on selline maagiline asi, et üle 100 aasta tagasi vennad Wrightit tegid esimese motoriseeritud lennu ja endiselt tundub see meile midagi meeletult fantastilist ja raske aru saada, et kuidas see raudlind õhus püsib. Täna peale lõunat räägib siin üks piloot, kes töötab Air Balticus, ma usun, et tema oskab sellest täpsemalt rääkida, aga ma siin ei peatuks. Aga veel kord, tegemist on väga huvitava valdkonnaga ja kindlasti igav ei hakka. Et selle slaidi pealt te võite näha, millega me kõik tegeleme, et mis tähendab õhusõidukite täisteenus, et kui lennuk maandub Tallinnas, siis me oleme võimelised tegema seal kõik hoolduse, uue interjööri, lennuki ära värvima, panema sinna uue mootori, uued rattad, uued pidurid, ehk klient ei pea tehniliste vajaduste rahuldamiseks lendama kuskile mujale. Ehk siis väga selline tugev baas on meil loodud ja me tegutseme väga pikalt, aga me oleme üsna vaikselt, et veel kord, meil ei ole väga põhjust ennast Eestis reklaamideks, et Postimehe esilehele meil ei ole mõtet ennast sikutada. See ei anna justkui midagi. Võib-olla esimene teema üldse, et kas Eestist on võimalik globaalset äri juhtida, sest kui me mõtleme, siis Eestis justkui polegi väga ettevõtteid, kellel on peakorteri roll. Enamasti me näeme filiaale ja suurkorporatsioone, korporatsioonide harukontoreid, võtame kas või pangad, ma ei tea, Swedbank, SEB, kõik need otsused tehakse kuskil mujal. Ja me oleme üks pisika harukontor. Ja enamasti see nii on. Väga vähesed ettevõtted omavad positsiooni Eestis, kus meie ise saame dikteerida, mis me teeme. Ja meie ettevõttel täna on selline võimalus, kus Eestis on peakontor ja meil asub näiteks harukontor Inglismaal, meil asub Leedus, Inglismaal, ütlesin Serbias, Ameerika Ühendriikides, Moskvas. See on väga huvitav roll siis väikses riigis juhtida sellist globaalset äri. Ja vastates ise etteruttavalt sellele küsimusele, siis kindlasti see ei ole mitte lihtne. Ja kindlasti sõnum ka kõigile teile siin, et kes otsustavad kindlasti minna piiri taha õppima ja kogemusi haarama, siis Eestis on meeletult palju teha, et luua parem pinnas globaalseks ärijuhtimiseks. Toon mõne näite. See oli 2014, kui me otsustasime siseneda Aafrika turule. Aafrikas teatavasti on keeruline turg, igal pool, kus on keeruline, on ka konkurents madalam, eks? Et Saksamaal, Inglismaal on väga palju konkurente, väga raske tegutseda, mida keerulisemasse tsooni sa lähed, seda kergem just on kliente võita. Läksime Aafrikasse, tegime väga palju müügitööd, saime esimesed kliendid, klient lendab lennukiga Tallinnasse, võtame piloodi ilusti vastu, terendab silt Welcome to Estonia, pilri peale öeldakse, et vabandage, piloodile öeldakse, et vabandage, te ei saa riiki siseneda, kuna teie pilooditunnistus on paberkandjal, Euroopa Liidu nõue on, et see peab olema plastikkaardil ja see piloot pandi sinna pokrisse, pandi kinni sinna piiri peale ja 2 ööd tal tuli seal veeta. Et isiklikult veetsin temaga koos, ma tundsin riigi eest vastutust. Ja ilmselgelt see inimene ju teadlikult midagi halba teha ei tahtnud. Me kõik jäime suure masina, poliitilise masina hammasrataste vahele. Me ei teadnud, et see paberkaardiga pilooditunnistus ei kehti Euroopa Liidu riigis. Hiljem me saime asjad klaariks, ta sisenes riiki ja see on selline näide, eks, et samal ajal, kui meie Inglismaa kontor võtab klienti Aafrikast vastu, siis piiri peal juba ollakse sellest teadlikud, see ei ole pretsedent, seda varem juhtunud ja nad juba teavad, kuidas sellise piloodiga käituda, teda ei panda pokrisse. Ehk Welcome to Estonia muutus minu jaoks sel hetkel väga selliseks, et kui keegi küsiks, kus teha, kui seda äri uuesti teha, kas me teeks seda Eestist, mu vastus oleks ei. Aga me oleme siin, kus me oleme ja meie olemegi kõik need, kes peaksid selle pinnase looma paremaks, et tulevikus selliseid olukordi vältida. Ja sel hetkel ma sain ka aru, et tegelikult me peaksime hakkama Eestis rohkem kõlapinda leidma ja seetõttu me kandideerisime ka selles võimsal üritusel nagu Eesti aasta ettevõte. Seal oli mitte mingit muud tagamõtet, kui tõsta ennast kõrgemale, olla ka täna siin, sest meie äri on jõudnud sinnamaale, kus selleks, et olla edukas äris, tuleb teha poliitikat, mis minu jaoks on nagu poliitika eest keegi mulle palka ei maksa, aga tuleb poliitikat teha, lobistada
ja öelda, et lennundus on see vägev asi, riik, kui te panustate, te saate ka rohkem tagasi. Ja see on see kurb pool, millega tuleb tegeleda, nii et see on ka võimalus kõigile teile, kes eks te olete uusi erialasid valimas, et on väga palju, mida saab siin paremaks teha. Mõne sõnaga globaalse äri väljakutsetest ja olen kiirelt siit üle, ma ei taha väga igavaid slaide teile siin näidata, aga ma tulen selle teema juurde hiljem tagasi, kui me räägime teie enda valikutest, mida õppida. Nii et see slaid, kui te seda vaatate, mis on need väljakutsed, siis te veendute ka ise selles, et näiteks, et mulle meeldib lennundus, kas ma nüüd peaksin olema piloot või tehnik? Absoluutselt mitte. Lennunduses, et meie ettevõtte areneda saaks, me vajame juriste, me vajame äriteadmistega, äritaustaga inimesi. Ehk kui te vaatate neid väljakutsed, siis mõelge, et kui ma lähen õppima näiteks mingit muud eriala, siis see on täiesti võimalik sobitada ka muu valdkonnaga. Nii et kui me läheme erinevad õiguskeskkonnad, absoluutselt. Nüüd tänane kõige suurem mure on, kuidas siseneda Aasia turule. Eestis puuduvad juristid, kes üldse teaksid sealsest õigusest. Ma pean leidma sealt Aasiast lahendusi, kohalikke juriste ja nii edasi. Erinevad maksukeskkonnad, jällegi, et ärge me mõtle, et on Eesti maksusüsteem, on globaalne maksusüsteem. Täna jällegi me maksame suurt raha väljapoole, et saada maksunõu, kuidas teha äri näiteks Venemaal. Väga lihtne, eks. Et jällegi, et teha lennunduses äri või olla edukas, ei pea kindlasti olema piloot või tehnik. Globaalne hinnastrateegia, rahvusvahelised ülekanded, valuutakurssidega seotud riskid, lihtsalt, et teil oleks põneva, ma panin ka mõned pildid, need mul enda tehtud pildid, et näiteks rääkides rahvusvahelistest ülekandetest ja hinnast, siis Eestis me ei ole ka harjunud sellega, et kui klient tuleb, ta maksab sularahas. Sularaha tänapäeval uue rahapesuseaduse järgi on väga mittetolereeritav asi. Palju sularaha tihti seostatakse rahapesuga ja nii edasi. Aga kui sul tuleb klient Aafrikast, Aafrikas on sularaha täiesti tavaline käibevahend. Ja klient tuleb lennukiga hooldusesse, maksab $300,000 ettemaksu sularahas. Täpselt nii ta tuleb. Ehk me täna peame ka tegelema rahapesubürooga, selgitamaks on täiesti normaalne, et klient maksabki sularahas. See ei ole rahapesu. Et need on jällegi need müüdid, mida tuleb murda. Ja kõik, et sellest kõigest üle olla, eks meil on väga palju tarka nõu vaja, et kas me siis lõpetame Aafrikaga koostöö, või keegi oskab selle asja teha ka meie ametnikele selgeks, et tegelikult nii need asjad käivadki. Et jällegi, kes õpib õigusteadust, õpib rahandust, siis jällegi ütleme, et ei pea lennunduses äri teha, et globaalses äris on võimalik erinevate erialadega läbi lüüa. Et kommunikatsioon, kultuurilised erinevused. Jällegi mu enda tehtud pilt, see on reaalne lennuk, saba katki, et selline pehme valdkond, kommunikatsioon ja kultuur, eks, et kuidas see saab seotud olla lennundusega või kuidas see saab olla seotud globaalse äriga. See on meeletult palju seotud, uskuge mind. Jällegi, näiteks eelmisel aastal olin otsimas turundusjuhti ja ma ei suutnud Eestist leida, lõpuks leidsime ja mis teeb selle valiku raskeks? Kui ma täna küsiksin teie käest, et kuidas siseneda Aasia turule ja kuidas üldse peaks meid kodulehekülg Aasias välja nägema, siis näiteks neid solvab mingi kindel värv, neid solvab mingi kindel tervitusviis võib-olla. Et sellistele küsimustele tuleb lahendus leida, nemad näiteks ei kasuta Facebooki, Hiinas ei olnud üldse keelatud, et kuidas me jõuame rahvani näiteks Hiinas. Et need on need küsimused ja probleemid, mida lahendada. Ja see pilt on mul lisatud siia põhjusega, et meie äris, meie valdkonnas kommunikatsioon on nii kriitiline, et kui kommunikatsioonis on mingi viga või miskit on valesti, siis see võib lõppeda seda viisi. Et see pilt konkreetselt on ühest lennujaamast, kus siis meie tegelesime selle lennuki hooldusega, parkisime õhtul lennuki ilusti ära ja samal ajal siis suunati sellest lennukist mööda üks suur reisilennuk ja kuna tekkis kommunikatsioonis väike väärarusaam, piloot valis vale tee ja siis see suur lennuk riivas oma tiiva otsaga siis seda teist lennukit
mida te pildi peal näete ja saba on puruks, et põhimõtteliselt lennuk tuleb maha kanda. Et see niivõrd suur vigastus, et mitte ainult see taguosa ei ole vigastatud, vaid see löök oli nii tugev, et kogu see struktuur sai kannatada. Et jällegi kommunikatsioon ja kultuurised erinevused maksavad väga palju globaalses äris. Poliitilised riskid. Jällegi tegin pildi tagaistme pealt, isegi endale üllatuseks, see oli Abuja, Nigeeria, olime kliente seal otsimas ja läksin kliendiga kohtuma ja lennujaamas tuleb vastu inimene ja autos on siis ihukaitse ja siis alles koha peal mul selgus, et valgeid inimesi röövitakse seal üsna palju. Ja siis automaadiga turvamees istus eesistme peal, et te näete, jalge vahel on tal automaat. Et jällegi, miks me seda teeme, miks me seal oleme? Nad on inimesed nagu meiegi, seal on teatud ohud, aga veel kord, et kes riskise sampust ei joo, võiksime ju äri teha väga mugavates kohtades, aga nagu Kallar Jõks eelnevalt rääkis, siis tegelikult edu taga peitubki oma mugavustsoonist välja tulek. Teatud mõttes on ta ka seiklus, aga me alati ütleme, et kui ikkagi juba jäsemed küljest ära lõigatakse reisi ajal, siis kindlasti see seiklus ei ole. Aga ka sellest tuleb endale aru anda, et me kõik tahame minna välismaale õppima, aga sellega kaasnevad teatud ohud. Eriti tänapäeva ühiskonnas, kus terrorism ja kõik see negatiivne pool on väga, ütleme, aktuaalne. Nii, siin aitad mul slaidi vahetada, seal pult suri ära. Jah. Tarneahela keerukus, mõned teist lähevad logistikat õppima, siis see pilt muide on mul tehtud meie enda hangaaris. Te näete lennuki mootorit ja lennuki mootor asub ühe aluse peal. Nüüd lennuki mootor maksab erinevalt tema vanusest kuni $10 miljonit. Lennuki mootor on kõige kallim element üldse lennuki küljes. Ja kujutage ette, $10 miljonit maksev element, mootor tuleb transportida punktist A punkti B. Ja jällegi logistika, mis justkui ei tundu kõige võib-olla atraktiivsem mõnele inimesele, siis uskuge mind, meie äris, globaalses äris logistika on väga olulisel kohal, et üks vale liigutus ja see mootor saab kahjustada, siis tagajärjed on meeletud, väga suured ja kahjud on väga suured. Et need on need väljakutsed, hiljem ma natuke peatun selle juures. Valdkonna valik. Globaalsest ärist veidi rääkisin, paljud mõtted väljapoole, aga valdkonna valik. Teie ise, millist eriala üldse valida? Järgnevalt ma panen ühe slaidi teile, et ma tahan siin juures juba etteruttavalt öelda, kuidas paljud noored teevad oma valikuid täna. Ka mina, kui ma läksin Lennuakadeemiasse õppima, siis muide need taustapildid siin on meie enda hangaaris tehtud, meil on noored tudengid, kes käivad meil praktiseerimas. Kui ma ise tegin enda valikut, siis lennuki tehnik, mehaanik, õline töö, miks ma seda tegema lähen? Et palju kihvtim oleks, eks ole, piloot ja lennata. Aga ei, ma jäin kindlaks oma valiku juurde, sest ma võin ju lendama õppida ka praegult tegevjuhina, palju kihvtim oleks oma eralennukiga lennata, eks. Te seda lugu ka teate, et kõik tahavad saada piloodiks, siis kui nad on esimesed ohvitserid, lendavad mõnda aega, unistavad kapteniks saamiseks, siis kui nad on kaptenid, vasakul pool istuvad, eks see kõige olulisem. Ja kui kaptenina nad on 5 aastat lennanud, siis nad tahaks taga istuda äriklassis, et palju kihvtim, eks. Et lõpuks ta muutub ka, et eks tüütavaks ja kurnavaks. Et valdkonna valik veel kord, et jääge kindlaks oma põhimõtete juurde ja ärge kindlasti tehke oma valikut vot sedasi. Et seda ma näen, et sotsiaalmeedia ja ühiskond annab väga palju väärsignaale. Et ma usun, et see kedagi ei solva, aga umbes nii tänapäeval see välja näeb. Kuskil sotsiaalmeedias keegi elab head elu, sõidab sportautodega ja et elu on fun, et näpud püsti. Et selleks, et sinnani jõuda, ei pea kindlasti järgima seda, mida võib-olla sotsiaalmeedia meile tihti presenteerib. Et veel kord, et kindlasti jääge oma valikute juures kindlaks ja tehke oma valikud või otsused sellest lähtuvad, mis teid kõnetab. Sest tulles tagasi mu eelnevast slaidi juurde, kus ma rääkisin globaalse äri väljakutsetest, siis täna näiteks kõige suurem probleem on leidagi rahvusvahelise haardega juriste, maksukonsultante
ja ma usun, täna näiteks meie ettevõttes maksukonsultant teeks palju kiiremat karjääri, kui teeks võib-olla seesama selle slaidi peal nähtav mingi populaarne võib-olla, ma ei tea, piloodiamet, eks. Ja nüüd ma tegelikult tõingi välja need selle slaidi uuesti, millest me ennem rääkisime, et erinevad õiguskeskkonnad, õigusteadus, erinevad maksukeskkonnad, rahandus- ja majandusarvestus. Need on tegelikult kõik erialad, mis ma noppisin välja ülikoolide kodulehelt, nii et kui te lähete, keegi teist on valinud selle valdkonna, siis tegelikult meie võiksime olla teile täna üks tööandja, et ei pea olema veel kord lennundusest tuleb. Jääge kindlaks oma valiku juurde, mis teid kõnetab, mis teile meeldib. Globaalne hinnastrateegia, statistika, ärikorraldus, riskihaldus, analüütik, turundus, kommunikatsioon, personalijuhtimine, politoloogia, logistika. Kõik erialad tegelikult justkui on võimalik karjääri teha globaalses äris. Kuidas jõuda tippu? Ja siin tegelikult ka eelkõneleja rääkis ja väga huvitav, väga lihtne slaid. Paraboole te olete palju koolis näinud, igavesti tüütud asjad. Ma räägin paraboolist hoopis läbi teise konteksti ja mis see parabool siin täna on, et mida ma selle all mõtlen. Inimene on üks väga huvitav loom, et võtame selle parabooli ette, võtame ta pulkadeks, et XY telg, kõigile tuttav, Y-telje peal on inimeste rahulolu, näete, rahulolu kasvab ja siis ta jälle langeb ja ettevõtte rahaline edukus kasvab, kus see loogika peitub, et me oleme rikkam, ettevõttel on rohkem raha, aga rahulolu langeb jälle. Ja see ei ole mingi väljamõeldis, see on tegelikult täiesti faktidele tuginev. Number 1 juures on vaesed ettevõtted. Ütleme selline, kellel ka vahest võib-olla palkade maksmisega on raskusi. Loomulikult meil on ebamugav töötada sellises ettevõttes, kus mul võib-olla 10. kuupäeval palk ei tule. Mul ei meeldi seal töötada. Number 2 on average Joe. Ma usun, Eestis ja üldse maailmas 90% ettevõtteid on sellise mentaliteediga, et kuidagi saab, et me saame hakkama, keskpärane. Et mis see tähendab? Lõpetavad aasta ära nullis, vahest ka võib-olla rohkem raha, eks, aga ütleme selline floating, et mugav, aga meil mugav olla. Kõige mugavam on olla. Palk tuleb kontole, ma maailma ei muuda, maailma valluta, väga mugav on olla. Ja 3. juures on kõik need ettevõtted ja selline ideoloogia ja ütleme maailma vallutamise mõttelaad, kus me tahame midagi suurt ära teha. Me tuleme mugavustsoonist välja. Need ettevõtted üldiselt teenivad raha, aga seal on kuradima ebamugav töötada. Mul on väga võib-olla kurb öelda ka oma töötajate ees, aga meie püüame klassifitseerida ennast sinna 3. kategooriasse. Jah, meie inimesed vastavad kõnedele 24/7. Jah, meie inimesed töötavad vahepeal 7 päeva nädalas, sest lennunduses kehtib ütlemine, et millal sul seda vaja on, vastus tihti on eile. Ja nii ta on, kui te olete reisilennuki peale minema, see lennuk on välja mitte minemas, siis teate, kuidas meedia reageerib, kui lennuk välja ei lähe. See on 24/7 äri, erinevad ajatsoonid, see on mugavustsoonist välja tulek. Aleriks ka puudutas seda teemat ja täpselt nii see on. Küsimus on see, mis on mugavustsoonist välja tulek. Et mõne jaoks on see, et hakkasin täna trennis käima, mugavustsoonist tulin välja. Mõni, kes on juba 10 aastat trenni teinud, tema jaoks ei ole, tema jaoks ongi mugavustsoon, nüüd ma hakkan olümpiamängude jaoks treenima. See on mugavustsoonist välja tulek, eks? Et see on jällegi, et mis keskkonnas sa oled, kui sa ümbritsed ennast 5 miljonäriga, siis sa tõenäoliselt oled nende mõistes kõige vaesem. Kui sa ümbritsed ennast, ma ei tea, miljardäriga, siis sinu jaoks on see, eks target, et see, mis keskkonnas sa oled ja mida sa enda jaoks enda ümber lood. Ja eks meil on kõik inimesi vaja, aga veel kord sõnum on see, et mugavustsoonist tuleb välja tulla ja eriti näiteks meie ettevõtte puhul, kus see keskkond või ärikeskkond võib-olla ei ole globaalseks äriks kõige soodsam, siis seda tuleb palju teha. Ja ma väga pikalt sellest ei räägikski, ma lihtsalt soovitan teil ühte raamatut lugeda, et saada paremini aru, mismoodi tullakse mugavustsoonist välja ja mida see tähendab. Jällegi see tegelikult baseerub ülikoolide väga põhjalikule uurimistööle erinevate ettevõtete näol, kes maailma muutsid. Et kui me mõtleme, et kas Apple'is on mugav töötada, lugege Steve Jobsi kohta, ta oli üks kõige ebameeldivam juht üldse. Väga raske. Elon Musk, Tesla,
no ütleme, päevapealt vallandab inimesi, tema jaoks on ainult talendid. See ettevõte meie jaoks on kõik kihvt ja vägev, aga seal sees olles inimesed ongi ühise maailma vallutamise eesmärgi nimel, ega seal sees lihtne ei ole. Veel kord, mugavustsoonist välja tulek. Ja soovitan lugeda raamat Good to Great, see on inglise keeles kahjuks ainult, aga kindlasti sealt saate aru. See raamat räägibki sellest, et kuidas ja mis need inimesed on teinud, kes on maailma muutnud, kes on teinud suuri muudatusi, saanud edukaks ja mida see nendele kui indiviidile tähendab. Et see oleks minu poolt kõik, aitäh teile. Meil on ka ettevõtte poolt seal all töötuba, saate tutvuda. Meil on mõned huvitavad innovaatilised asjad. Meil on need 3D-prillid, mida te videost nägite, need augmented reality või erinevad moodsad asjad, et saate proovida, et katsuda lähemalt, millega tegelen. Aitäh teile! Te just siin oma ettekande lõpus mainisite, et tegelikult kui ebameeldiv võib olla töötada Apple'is ja Teslas, et seal on sellised juhid olnud mängus, kes päevapealt valutavad maailma ära, aga nad vallandavad ka inimesi. Nii, ja teie ettekandest teeb mulle ka mulje, et te vallutate maailma, olete Aafrikas, laienete Aasiasse ja nii edasi. Ühesõnaga, maailma vallutajad olete. Kas siis Magnetic MRO-s on ka lihtne töötada või vastupidi, te vallandate ka seal päevapealt inimesi? Ei, seadus ei luba seda päris, natuke illustreerivalt öeldud, aga jah, ma usun, et on mugavamaid kohti ja me väga ausalt peame inimestega ka tööintervjuu ajal, et kui selline on see keskkond, milles me töötame ja me ei pane seda üldse pahaks, kui inimene valib omale mugavamat tsooni kuskil mujal. Et meie täna oleme, me püüame sellised olla ja luua midagi uudset, et kindlasti ei ole lihtne. Seega, kui te enne mainisite, et teil on suureks väljakutseks tööjõupuudus, kas siis on tingitud sellest, et teie ettevõte laieneb nii suures mahus või on seal ikkagi nii ebameeldiv töötada, et kaadrivoolavus on suur? Kaadrivoolavus on tegelikult väga väike. Meil on isegi plussis, et meil on inimesed, kes on olnudki 20 aastat ja nii edasi, sest inimestele meeldib. Sest kõige huvitav on see, kes on enda jaoks juba maha müünud selle, et mulle meeldib see visioon, mulle meeldib see valdkond, siis nad üldiselt jäävad sinna väga pikaks ajaks. Nii et meil kaadrivoolavus on positiivne, meil tuleb inimesi juurde kogu aeg ja puudus on pigem sellepärast, et globaalne lennundus, see valdkond, kus me oleme, on 70 miljardit väärt. Meie käive on 70 miljonit. Just kui suur Eesti mõistes, aga 70 miljonit 70 miljardist on 0,01%. Ehk siis, kui me tahame maailmat vallutada, siis iga liigutusega me vajame kohe seda teadmise inimesi. Ja see kasvust tulenevalt on see, et miks meil inimesi vaja on. Mitte kindlasti sellepärast me vallandame. Teie teekond samamoodi sai alguse, kui nii võib öelda, Lennuakadeemiast. Just. Ilmselt huvi valdkonna vastu oli juba varem või oli, nii, aga Lennuakadeemias kuidagi see fookus sai paika. Nüüd jällegi, siin on terve saalitäis inimesi, kes võib-olla võiksid kaaluda Lennuakadeemiasse sisseastumist. Kui ma võin nii üldiselt küsida, siis mis on tagasi vaadates olnud Lennuakadeemia kõige suurem õppetund teile isiklikult? Jaa, mul oli õnneks võimalus ka seda küsimust kuulata eelmise kõneleja puhul, et ma arvan, see kool ja see keskkond, ütleme Tartust või üldse, kui sa oled paljud tudengite keskel, siis et ära kindlasti mine ise väga upsakaks, et ma nüüd õpetasin selle kooli ja ma olen kõige targem inimene. Minu jaoks oli see õppetund, kui rumal ma tegelikult olen. Et sa saad aru, kui palju võimalusi need uued tarkused ja kui sa tahad ikkagi rohkem teada, saab minema süviti. Et sa avas sellised kaardid, et issand, et see on veel põnevam. Nii palju lisaküsimusi tekib. Ehk sa kogu aeg pead olema näljane. Ja see oligi võib-olla see, et kindlasti sa ei tohi tulla, et mul on paber ja selle paberiga ma lähen maailmat vallutama. Kindlasti mitte. Et sa said aru, et sul tekkis respekt selle valdkonna ees, et ma pean veel õppima ja veel arenema. Ja see kindlasti on ainult mitte Tartu Lennukolledž, vaid kogu see keskkond ja Tartu või üldse ümbritsetud tarkadest inimestest. Õhtul räägid võib-olla teise valdkonna inimesega, ütleb, vau, et väga põnev, eks. Et see võib-olla oli see kõige põnevam asi, see nälg, mis seal tekkis.
Okei, minul on üks hästi kiire küsimus veel. Just äsja publiku seast tuli küsimus. Väga lihtne küsimus. Kas lennunduses on võimalik rikkaks saada? On. Vastan ka selle üle, et keegi väga tark on öelnud, rikkaks saab inimene siis, kui ta teenib raha ilma enda isiklikku aega müümata. Nüüd, väga oluline oma valdkonna valikuseks, kui me teenime raha nii, et me müüme oma tundi, eks ma eeldan ka teie saate siin mingit, ma ei tea, tunnitasu või mis iganes, ja meid asendavad varsti robotid. Just, Järgmisel kui te aastal meid siin ei ole olete rannas niimoodi ja samal ajal raha tiksub, siis keegi ütles, kui te oma aega enam müüma ei pea. Nüüd, selles mõttes, et lennunduses on tihti fanatism ja fanaatikud, ehk nad tihti jäävad oma aega müüma. Selles mõttes võib-olla rikkaks ei saa. Aga kuna ta on globaalselt kasvav ja puhtalt majanduslikult rääkides, siis jah, ja täiesti avalik uudis, et meie ettevõte müüdi uuele aktsionärile Aasiast hinnaga 42 miljonit. Need, kes ostsid meie aktsiaid 7 aastat tagasi, me kasvasime 7 aastaga 4 miljonist 40 miljonini. Nii et kui te panite, see on meeletu 10-kordne kordaja, panite 1 miljoni, saite 10 miljonit tagasi. Nii et kui me läheme nagu majanduslikuks, siis jah, on võimalik. Aga veel kord, lõpetame oma aja müümise, siis me oleme rikkad. Te tundute mulle üsna hea visionäärina ja kui teil on ikkagi seal ettevõttes tööjõupuudus, siis miks te ei tee koostööd tehnoloogia ettevõtetega, et just hoopis inimesi asendada robotitega? Vastan jälle põnevalt. Kui lennunduses, muide, tehnoloogia on võimeline lennukit juhtima, kas teie läheksite lennuki peale, kus pilooti asendab robot? Ja vastus on siin. Inimese psühholoogia ei luba täna, et eluliselt olulised või kus inimelud on seotud või kirurg oleks robot. Tehnoloogia seda võimaldab, aga te tahate, et seal oleks see human touch. Mul oli üks tuttav, kes lendas helikopteriga, helikopteri piloot, ja nii pea, kui reisijad istusid taha, helikopteris sa näed piloot pani jala üle põlve, võttis ajalehe lahti, ja kopter hakkas lendamas. Kõik on autopiloot. Tehnoloogia juba lendab meie eest. Paljudes, sõltuvalt lennukist või helikopterist. Ja peale maandumist see inimene ütles, et isegi kui te ei lenda, kallis härra, palun tehke nägu, et te lennate. Ma tunnen paremini. Nii et vastus peitub seal. Et see on aja küsimus, kui inimesed harjuvad. Tõenäoliselt kõigepealt robotid tulevad valdkondadesse, mis on vähem ohtlikud, ja siis me harjume nendega ja nad lõpuks jõuavad ka nendest eluliselt olulisematesse valdkondadesse. Suur aitäh! Nagu me kõik kuulsime, siis on võimalus haarata nööbist tänase päeva jooksul või käia siin muudel aladel ringi, et tutvuda ettevõttega, millest me just väga pikalt ja laialt kuulsime, nii et kui kellelgi on sügav huvi, siis kindlasti on võimalus minna töövarjuks juba enne kõrgkooli astumist kas või kasutada mingeid muid nippe, kuidas siis juba varakult jalg ukse vahele saada. Aitäh teile! Aga aitäh! Suur aplaus ja Risto Mäeotsale!